punktid läbi käia, mis siis mul välja pakutud olid. Ma lindistan ka selle vestluse, et siis pärast teate, et saadan sinna listi ka, et kes tahab, saab järgi vaadata, kellel ei olnud võimalik meil osaleda. Aga ühesõnaga aasta läks hooga käima. Alustasime julgelt uisumaratoni teemadel ja miskipärast ta ei lubanud meil alguses ikkagi teha uisumaratoni ja siis tegelikult ilm nagu läks paremaks, eks. Aga lõppkokkuvõttes meie COVID rikkus selle ära ja seoses sellega meil õnnestus ikkagi raha saada, et me uisumaratoni teeme. Ja nüüd praegu ongi selline olukord, kus mingisugune 2000 eurot laias laastus on vaja nagu mul või meil nagu tagasi maksta, et ma ei teagi, kas me nagu selle suuda mingisuguseid... Kellele sa maksad? Kas me ei... Kuidas? Kellele sa tagasi maksad? Kultuurkapitali ja linna. Et tegin selle UTV, tegime korda, et sealt saab natukene nagu seda kuludokumenti juurde arvata. Aga jah, mingisuguseid suuri kulutusi nagu ei ole. Kulutusi on alati, aga dokumente sinna taustaks ei ole. Aga lähme niitma. Lähme niitma, jah. Et see on nagu siuke väike miinusasi. Üleeile tuli maratoni ja rattamatkade jaoks tuli ka Kultuurkapitalilt raha, et ma ei teagi. Ma allkirjastasin lepingud ära, 3500 euri kokku, aga kas me neid jälle asju kasutada saame, on jälle ise asi, eks. No mis ei saa? No vot, seda ei teagi, selle juurde jõuame varsti, et kas me üldse saame maratoni teha ja kuidas me saame teha. Siis sealt edasi kõige nooremad trennilapsed meil trennis ei käi. Käivad ainult, mis nad on, 14 pluss siis. Käivad nagu treenerite kava järgi trenni tegemas. Ülejäänud lapsed siis kõik on vaba kava peal, noorukesed. Et eelmine aasta me tänu siis sellele eriolukorrale kaotasime circa 8 last trennist, kuna lihtsalt lastel kadus motivatsioon trenni teha. Nüüd on nagu küsimus, et kas see oli siis treeneri tegemata töö või oli tegemist noorte lihtsalt laiskusega. Aga loodame, et see aasta see kadu meil nii suur ei ole. Need olid siis vanemad 16 pluss lapsed, kes eelmine aasta ära läksid tänu sellele eriolukorrale. Või vähemalt nad tõid põhjenduseks, et kadus motivatsioon. Ja ega praegu polegi meil rohkem miskit toimunud. On teil mõni küsimus praegu meie klubi enda kohta? Mis seis on? Mis ajaks sa tagasi võid selle raha maksta, mis sa sealt tõid? Ega nüüd märtsiga lõpebki see rahakasutusperiood nagu ära, et ega siin midagi teha ei ole. Et ma mingisugust medalit ju tellisin ja WC-d said ju toodud isegi tegelikult kohale. Uisumaratoni osalejatele ei pea raha tagasi maksma, ainult 10 inimesele. Ma saatsin kõikidele osalejatele kirja, et kas tahate 50% raha tagasi või paneme teie osaluse järgmiseks aastaks. Ja ainult 10 inimest siis nendest 200 vist peaaegu vastas, et palun siis raha tagasi. Et selle ma üritan homme ära teha, et siis on nagu sellega ka jokk. Või korras tähendab. Ja teised osalused kõik lähevad järgmisse aastasse nagu edasi. Et see kulu ei jää meil kuhugi nagu kaotsi, vaid jääb ootama järgmist aastat. Vot nii. Et veel miskit mõtet. Klubi tegevusi vist väga teha ei saa. Praeguses olukorras mul on siuke tunne. Saab, aga salaja. Salaja või? Mul on niimoodi, et pilte ja üles ei lae ja videosid. Jah, ei tohi midagi näidata, on ju. Aga okei.
teema number 2 siis täna on maraton. 21. mulgiratta-maraton sai esmalt välja kuulutatud siis. Tegelikult tahaks seda ekraani korraks jagada, aga ta miskipärast ei taha mul lubada seda teha. Ja ma ei saagi aru. Ahah, äkki lubab. Noh, Macis on siin mingisugused jandid kogu aeg. Vaatame, üks moment, äkki saan korda. Nii. Okei. Vaatame, kas nüüd läks korda. Ma ei tea, kas äkki näete või? Midagi näeb, jah. Midagi näete või? Okei, ühesõnaga, et oleks teil ka nagu laeslastus pilt ees, et millest jutt käib. Et esialgu oli meil siis välja kuulutatud maratoni kuupäevaks 2. mai ja pidades aru siin teiste maratonide korraldajatega ja ise loogiliselt mõeldes, siis ilmselt me ei saa seda 2. mai teha. Mis te arvate? Ma arvan ka, et ei saa. Et siis sai lahti võetud e-hotelli kalender. Ma näitan teile ka seda ja vaadatud, mis see auk olla võiks, kuhu me ennast nagu panna saaks. Et ma olin natukene siis egoist, vaatasin ka enda kalenderkava ja pakkusin välja siis 17. juuli. Samal ajal on küll Rally Estonia. Janar, mis sa arvad? Ja, ei, see ei ole üldse hea, jah. Kas samas aega ei saa nagu eelmine aasta järvejooksuga? Järvejooks on 1. august ja see saatan on laupäeval. No, aga me teeks pühapäeval, nagu eelmine kord. Vaata, ma korra vaatan. Nii, 1. august on pühapäev, sorry. Siis ei sobi. Või vastupidi, siis teeme ennem ja siis on jooks. Et kui teeksime 31, on ju, aga ma ise olen tol päeval ära. Et sellisel juhul ma võin nagu selle teatepulga kellegi edasi anda, kui on keegi meil klubis, kes oleks valmis seda vedama. Siis võiks teha. Me ei ole. No võt. Et siit nagu jäigi see 17. juuli, vaatame e-hotelli kalendrit, siis 17. juuli on ainult laupäev, eks? Ja meil on suguvõsa kokku tuled samal ajal. Ongi nii, jah? Plaan on, jah. Okei. Sa ei saa pidada. Ei saa pidada, jah? Me võtame 5 inimest kokku, jah. Et ühesõnaga praeguse seisuga on sinna kuupäevale pandud ainult mingisugune BMX-i võistlus Tallinnas. Järgmine päev on olümpiakrossi eestikad. Ma arvan, et see meid väga palju ei mõjuta. Et ma muidugi ei tea, kas me saame 17. juuli üldse teha, aga ühesõnaga see kuupäev on nagu välja käidud minu poolt puhtalt seda kalendrit nagu vaadates. Siis täna oli meil... Eks sõltub valitsusest, kui praegu öeldakse aprilli lõpp ja kui seal ka ei parane, siis on ta mai lõpp ja siis võiks näha edasi. Ja ongi, et aga mingisuguse selle eesmärgi me peame nagu võtma, on ju. Et 17. juuli ma näen, et on nagu võimalik, et eelmine aasta juulis juba maratonid toimusid. Ja suure tõenäosusega ma loodan, et on see aasta ka toimumas. Et küsimus on lihtsalt selles, et meie sarjas on sel aastal siis, vale lehekülg. On sel aastal 7 etappi, tuli juurde meil siis Kose 7 järve rattamaraton. Ja ega meil nagu ruumi pole seda meie maratoni kuhugi mujale ka lükata edasi. Täna päevaega istusid koos Rattaliidu juurde kuuluv
organisatsioon või noh, ühesõnaga mingi kogu, mida siis nimetatakse korraldajate koguks. Ja korraldajate kogu on siuke noh, ühesõnaga Rattaliidu liikmed saavad sinna kuuluda, kes tahavad. Mina olen ka meie klubi sinna ära registreerunud ja et tahan ka nagu osa võtta sellest korraldajate kogu koosolekust, aga mind pole kordagi sellele koosolekule kutsutud. Koosolekul osalevad Mihkel Reile, Allar Tõnissaar ja siis täna oli Enno Eilo, meie saare korraldajad, peakorraldaja siis, Boschi peakorraldajad. Selles mõttes vähemalt meie hääl oli esindatud. Aga mis seal teemaks oli täna, oli siis see, et kuidas me nende maratonide ümberpaigutamisega teeme, et kui meil on see aasta 7 etappi, siis Estonia Cup ütles, et neil on niikuinii 2 etappi virtuaalselt, et jumala eest vaadake Boschi mehed, et meie kuupäevadele ennast ei pane ja nii edasi. Ühesõnaga, seal oli jälle meeletu sõda lahti läinud. Aga noh, see on ikka, 2 konkurenti omavahel alati kisklevad. Ja praeguse seisuga siis ongi niimoodi, et Mulgi tõstaksime siis siia peale Rakvere rattamaratoni. Ma ei tea, kas te näete seda praegu pilti või? Näeb küll. On ju? Et laias laastus me läheksime nagu meie sarja hooaja keskele ja siis Alutaguse teoreetiliselt nihkuks sealt ka veel kuhugi edasi. Aga kuhu nad täpsemalt liiguvad, seda veel ei tea, et seda nad lubasid vaadata aprilli keskel, kui on nagu rohkem teada. Et jah, siuksed plaanid siis rattamaratoniga. Kahju, et Aivot ei ole. Aivo meil... Kuidas? Mis seal peale seda septembrit tuli viimast seda sõitu? Peale septembrit? No, näita seda kalendrit, jah. Okei, vaatame. 1. september, kus on teatekross. 11 on teatekross. Jah, siis on meie Boschi viimane etapp on 4. september ja Estonia Cupi lõpeb vist augustis kuskil ära. Aga ega siin hakkavad juba 24 või 26 september, kumb on meil mõeldud siis sügiskross. Ega ei mahu ka siin tahapoole. Et ega ei mahu tahapoole ka, on ju. Siit hakkavad juba nagu pihta järgmised üritused ja okei, sel aastal meil oli ju ilusti pikk sügis, aga selle peale nagu loota ei saa, et igal aastal nii pikk sügis on. Vot, ehk siis teoreetiliselt 17. juuli ja Rattaliit oli siis sellisel seisukohal, et nemad külmutavad mingil hetkel rattakalendri eesmärgiga, et need üritused, mis on kevadel ära jäänud, ei hakkaks ennast ikkagi ära tegema siis suve teises pooles. Oota, Anneli, ma panen su korraks tasa, sul sealt tuleb rongi heli läbi. Ja siis, oota, kus ma nüüd oma jutuga jäin? Ühesõnaga, jah, EOTL tahtis nende ettepanek oli külmutada siis Rattaliidu kalender, aga sellise klausliga, et need üritused, mis kevadel ära jäävad tänu eriolukorrale või siis piirangutele, ei saaks suve teises pooles oma üritust teha EOTL kalendris. Ehk siis kui nad selle külmutamise teevad, siis põhimõtteliselt me teeme ürituse, ma arvan, ikkagi ära, lihtsalt me ei ole siis Rattaliidu kalendris oma üritusega. Mis te arvate? Anja, tundub ju mõistlik. 17. peame tegema. Seda kuupäeva mõttes. Kus iganes, Anja, aga põhimõtteliselt ma arvan, et me võiks ikkagi ära teha, isegi kui EOTL külmutab selle kalendri, öeldes, et need kevadised üritused tema kalendrisse ei võta, siis võime ju EOTL-i kalendri väliselt oma ürituse ära teha. Siis me võime ikkagi ka vaja teha. Põhimõtteliselt küll. Lihtsalt meil on nagu väike kohustus linna ees. Nojah, ma seda mõtlengi.
et me saame ikkagi hulka raha, mida me saame treeneri tööjõukuludeks maksta, et meil on nagu väike kohustus see asi ära teha. Vot, selle koha pealt siis praegu ma arvan, et on kõik, kui on kellelgi maratoni kohta mõni küsimus. Aga selles mõttes, kui ta sealt EOTL-i kalendrist välja jääb, siis see 17 kuupäev ei ole nagu kindel, nagu ei pane seda lukku täita. Ei, otseselt mitte jah, et ega ma ei tea, miks me peame natukene see sarja koha pealt peab mõtlema, et millal me nagu uued kuupäevad välja käime, et ega meil siin pikalt oodata ei ole, aprillikuu on käes, mis tähendab seda, et kuu aega on maratoni stardini, et ega ma arvan, et uuel nädalal tulevad uudised välja panna, et inimesed teaksid arvestada, et 2. mai ei ole rattamaraton, et eks nad on juba seda vaikimisi arvestanud, on ju. Aga ilus oleks ka nagu ette öelda kuu aega, et inimesed teaksid. Aga jah, muidu see 17 ei ole nagu rusikareegel, et kunagi ei tea, mis see Covid meil teeb, et kui alles augustis läheb lahti, siis ma arvan, et me ilmselt ei hakka rattamaratoni enam tegema. Aga kui läheb juulis lahti, siis ma arvan, et võime ära teha. Või juunis. Aga kui augustisse läheb see ürituste keeluaeg, siis ma arvan, et neid tahteid on niivõrd palju, et me lihtsalt, kas meil nagu endal jälle seda viitsimist ja tahtmist on jälle iseasi, on ju. Et hea oleks, kui teaks ette, et augustis läheb lahti, eks. Aga ei tea. Mis rahvast? Sa küsisid, Janar? Selles mõttes, kui sa teed, kui need kurad üritused on kõik kuhvivad sinna suve ja teise poolde või. Anneli küsib, kuidas sarja peakorraldaja suhtub kalendrivälisesse toimumisaega. Selle koha pealt see oligi nagu meie ühise koosoleku tulemus, et kui üks etapp peaks tänu sellele nagu mitte toimuma, et EOTL külmutab kalendri või 2 etappi, siis me oleme nagu, kuna meil on 350 registreerinud sarjale, siis me oleme natuke kohustuse ees, et teha siis see üritus ikkagi ära. Et selle koha pealt nagu sarja kõik korraldajad olid ühtmeelt, et siis me teeme need üritused EOTL-i kalendri väliselt. No mõistlik on, kui saab teha, siis võiks teha ikka loomulikult. Et kui saab teha, on ju, et ega me ei ole Eesti meistrivõistlused kriteeriumis või maastikukrossis, et meil on nagu seda EOTL-i kalendrit nii hädasti vaja. Selles mõttes. Et kui meistikaid tees... Vale kohtunik oli ka mulgile sätitud. Solnask või? Jah, Solnask oli pandud. Miks ta vale kohtunik on? No, ma ei tea, raha maksma veel talle. See on roteerumise küsimus, on ju, et juhad ikkagi tahavad seal natukene ringi tõsta, et mõnel maratonil on 10 aastat on üks peakohtunik, et see seal löödi see aasta natukene ringi. Vot, aga kellegi veel mõtted maratoni koha pealt? Pole väga palju mõelda midagi, pole ruumi mõelda. Jah. Võtame siis edasi. Matkasari. Läheb virtuaalseks alguses. Jah, ma arvan küll. Mis te arvate? Eelmine aasta ju tegelikult töötas. Aga teeks siis äkki võib-olla pikemalt seda virtuaalset? Pool ja pool või? No, samas ju võiks ju nüüd uuel kuul pihta hakata kohe ju. Aprillis ei jõua. Alustaks maist. Ma arvan. Aga rahvas juba kõõlub päris isuga. Või ütleme, piirangud läbi saab, siis võib teha ju tegelikult. Jah, siis on mai, jah. Ennem ei tohigi, siis midagi teha ju. No põhimõtteliselt ei tohi jah, et ei ole nagu mõtet. Et Erkiga proovime kodulehe ka äkki aprilli keskpaigaks mingi näo ette saada, et ma siin vaatasin, et ta on WordPress ilusti peale pannud, et ma võin mingisuguse vaikselt nokitsema hakata, et pärast räägime selle koduka teemal ka korra sinuga. Aga ma mõtlesin, et mai esimene nädalavahetus võiks nagu pihta alata, et isegi kui piirangud kehtivad veel, siis tegelikult seda virtuaalmatka me võime ju teha. Kes nädala aja jooksul
läheb, millal läheb, on ju. Seda just ei keela keegi, jah. Et lihtsalt ma kardan, et me ise ei jõua kõiki neid punkte ja asju välja mõelda nii kiiresti või kui jõuame, me võime ka varem alustada, ega sellel ei ole midagi viga. Siinkohal oleks vaja lihtsalt nüüd mingisugust initsiatiivi, on ju. Eelmine aasta meil olemas ju tegelikult, see tuleb lihtsalt läbi käia. Jah, et kui me vaatame, et 1. mai on pühapäev või laupäev või? Kui sa siin tahad. Vaatame nüüd. 1. mai on laupäev. Noh, ma arvan, see oleks paras juba pihta hakata ju. 6 aja pärast. Punane. Punane ei sobi. Või siis on teine. Ei, aga me võime alustada virtuaaliga, selles mõttes, et nädal aega on aega käia. Viimasel, siis terve selle aprilli viimane nädal või? No näiteks, et 26 kuni 2 ja siis on järgmine punkt on 3 kuni 9. No see oleks loogiline. Mis teised arvavad? Jaa. Tundub mõistlik. Aga kuidas see kirjapanek käib, mis nipiga? No võt. Mis seal oli viimane kord, ma ei mäleta enam. Viimane kord me tegime niimoodi, et meil oli pandud lihtsalt üks küsimus nende teibiga puu külge, on ju. Ja siis Rattaklubi lehel oli siis vastuse vorm. Ja nad pidid oma nime ja vastuse sinna kirjutama. Oli küll, jah. Kuidas nende orienteerijatel neid vahepunkte võetakse? Mis mingi need kiibid? Kuidas need toimivad? Ma ei tea, kuidas toimib, mis praegu pakun toimalt. Ta loeb maha selle kuidagi. See nõuab vastavaid lugejaid ja neid kiipe pole siin puhtalt võtta. Jah, ja siis kuidas sa need kiibidele annad inimestele? Aga mille, okei. Orienteerujatel on, kes sellega pidevalt tegelevad, neil on enda omad juba need kõik. Isiklikud, jah. Siis jääb, ma mõtlesin lihtsamalt. Ma mõtlesin, et võib-olla teha niimoodi, et printida või panna mingi pilt ja siis kodulehele panna vastus, et mis on pildil. Noh, ega see on nagu e-õpe, on ju, et ega me ei tea, kas need lapsed õpivad seal kodus üksinda või mitte, on ju. Ja kui sõber ütles, et pildil oli hobune, siis no mis sa teed, on ju. Aga et see on nagu siuke lihtne asi, et ei pea või mis seal punktis võiks olla, et minu arust... Pigem see pilt, jah, võib-olla mõni ei tea küsimust, vastust ei tea võib-olla. Jah, noh, ega see, kas sa ei tea vastust, siis nime võid ikka saata. Nojah, ei, seda küll, jah. Ta mõtleb, et ta ei tea vastust ja hakka nimega saatma. Jah, see oht on olemas. Äkki on niimoodi, et vale vastus, ma ei hakka saatma, sest ma ei tea vastust. Jah, võimalik. Et lihtsam on ikkagi pilt panna ja siis pildi pealt ikka ise aru saavad, mis see on. Jah. Kes on pildil? Kes on pildil. Aga mis me nagu sihiks võiks võtta, et ma mõtlesin korra, et teeks nagu 50-50, et pool hooaega on siis need virtuaalmatkad ja pool hooaega oleks siis nagu see tavamatk koos meie klubi liikmega. No ei tea, et sihtpunktid pole enam, kõik hakkavad otsa saama ümber viljada. Aga kordamine on tarkus ega me neid juurde niikuinii ei saa tekitada. Mis sa tahad siis panna? Vaatame nimekirja, mis meil on olnud ja tulnud, noh. Et äkki Erki, kas sa viitsiksid selle nädala jooksul mingisuguse asja saata sinna klubi listi viimase aastate punktidest, et teeksime sealt mingi oma valiku rahvahääletuse teel? Nojah, okei. Rahvas oleme meie ja ongi kõik. Või tegelikult on see... Ei ole mõtet ajada suureks, et otsustame ära, nii ja ongi kõik, noh. Küll rahvas sõidab. Ei, seda sõidavad loomulikult, jah. Leiame ikka, jah, mingid punktid. Aga ma mõtlengi, et võib-olla te võtaks siukse mõtlemisaja nädala lõpuni, et igalt ühelt 2 punkti ja meil ongi ju tegelikult see hooaeg koos. Põhimõtteliselt küll. 5, 6, 7, 8. Juuni lõpuni on 9 nädalat. Siis on 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Või teeme pausi ka vahepeal või? Jaanipäeva pausi või? Jaanipäeva paus võib olla. Aga samas seal võib virtuaal olla. Et ütleme, mõnda ei huvita. Ongi virtuaal ilmselt. No aga las ta olla.
et teeme siis mai ja juuni virtuaal, juuli, august siis on mehitatud näiteks. See ja oleks ju siis me täitsa. võime ju veel terve septembri teha virtuaali, kes tahab, see sõidab, kui ilm on ju. Noh, jah. Teoreetiliselt võib ju olla ju selles mõttes, et et kui see virtuaalis on, siis ei loe see jaanipäev ka midagi, sõidab millal tahab. No ma räägin selles mõttes, et see on nagu, miks mitte? Miks mitte, jah. Aga septembrisse me ikkagi ei venitaks, et kui me juba 4 kuud teeme, sellest on ju küll ja veel. Olgem ausad. Nagu nii sügis, inimesed tahavad sõita, las nad sõidavad. Aga mis me pakume neile? Lihtsalt registreerimise rõõm või? Ei no paneme mingi punktid ja nii nagu virtuaal on, virtuaali pakume neile. Kas vaatab palju käib üldse sügisel rahvast? Aga kui me võtame nüüd selle, et meil on iga aasta on nagu loosimised ja asjad, eks, kas me selle loosimise teeks jälle augusti lõpus ära viimasel matkal? Võib teha küll ju, aga samas pakume võimalust, et sõitke edasi veel, kes tahab. Mõnele meeldib ju see järjepidevus rohkem kui kellegi teisele. Ja ei, seda küll. Inimesed on erinevad. Mõni käib siin kogu aeg, et ajab selle pärast ennast välja, et saab sõita. Nõus. Aga nagu vaata, seda võiks ära vaadata, kus augusti seal, ma ei tea, 2.-3. nädala, palju neid sõitjaid sul seal veel 4 kuu lõpus on? No eks nad on nagu ikka viimasel aastal 150. Võib-olla lihtsalt väsivad nii ära juba, et ei viitsi keegi enam käia. No aga kui ta virtuaal, see ei kohusta meid ju mitte millegiks. No sa pead ikka panema mingi pildi siin. Mis see pilt panna on? Ma tea, äkki on. Ei ole enam ideed, mis pilti panna, klambreid ei ole. No presidente võib ju väga vabalt panna ju. Ameerika omasi 50 tükki ju. Ma ei kurat. Vahet ei ole ju, mis seal on. Ei ole midagi. Me võime lauljaid ka panna Eestis, need jagub ju. Kõige lihtsam. Milline laulja? Sa tead mõnda Eesti laulja? Anne Veski. Aha, no võt. Ma Sivo Linna pakun. Noh, küll ju, 2 punkti tehtud. 2 punkti olemas. Aga ühesõnaga mai kuni august ja siis september võib-olla suts juurde. Aga ma arvan, seda septembrit nagu esialgu ei kuulutaks välja. No ma ise mõtlen seda samale. Et jätaks selle nagu boonuseks siis sinna hooaja lõppu, et saame öelda, et meil on üllatus, teeme virtuaali veel septembris ka. Aga selle üllatuse võiks ära märkida lihtsalt, et nad loeksid seda kodulehte, muidu nad ei loe. Ja, absoluutselt. Ja kas... Üllatuse kindlasti jälgida. Ja. Ma ei tea, kes see kirjutab kodulehe, las ta kirjutab. No, praegu on koduleht üldse maas, et Erkiga proovime selle asja jonksu saada siin. Sellel on õigus, jah. Nii. No siis võtame, Anneli on õigus, et pilt võib ära minna, aga siis põhimõtteliselt võtame mingi mehitatud asja, mingi maja või mingi asja. Kuule, aga praegu on 18 pühapäeva mai kuni august. Kas teeme siis 18 matka või? No teeme. Leiame 18 punkti siin. Leiame üles 18 punkti. No kui igaüks 2 tükki pakub, siis ikka leiab midagi. No jah, seal on seda, et maanteid ei ole nii palju, et läheb üksluiseks. Nõus. Kaheksateist on päris palju, noh. Noh, samas kui, jah, ega ei ole meil 18 teed Viljandist välja, ega need laias laastus on nagu kõik on suht sama auk. Kas on ühele poole või teisele poole Viljandit? 4 teed või laias laastus? Okei, mõtleme nädala, paneme need punktid üles. Anneli siin ideed tulevad, et siis võime ju nädala pärast asja lukku panna. Jah, täpselt. Anneli juba saatis või? Ei, ta lihtsalt käib ideesi välja. Nii, oota. Pilt võib ära kõndida, kontrollimas peab ka vahepeal käima. Jah, ilmselt küll peaks käima. Siis peaks ikkagi iga nädal äkki ühe vastutaja välja mõtlema või? Põhimõtteliselt. On ju? No jah, nii ilmselt peab olema keegi, jah. Et siis on nagu selles mõttes lihtne, et... Kas me nii palju vastutaja seal on? Ei noh, võib ju 2 tükki ka võtta 2 matka, et saame hakkama. Ja, õige. Ja Toomaselt lause või numbri kombinatsioon, mida korrata. Ahaa, Pärsti ja Sürgavere teed olmava, näe, siseinfo natukene.
ehitus hakkab pihta ükskord. okei. Väga hea. Uus tolmuvaba sihtkoht juures. Lihtsalt nojah, seda võib ju iseenesest ka sinna punkti panna tõesti. Mis iganes see pilt seal on, on ju. Teen täna selle nimekirja valmis. Hakkame täitma kordamööda, kes pakub sihtkoha ja kes pakub vastutaja ja saame sellega ühele poole varsti. Ma mõtlesin, et postkasti võiks panna sinna sihtkohta. Las igaüks paneb oma nimesedeli sisse, siis lähme pärast kokku. Küsime Cleveronilt koostöövõimalust. See oleks ju täitsa mõte ju. Miks mitte? Cleveroni kast üles, seda keegi nihuta ära ka ja paber ja pliiats juurde, kes tuleb, kirjutab nime ja viskab kastima. No siis on jälle see, et pliiatsi, see on pabermärg. Jaa. Visiitkaardid ainult. Kellel pole, see kirja ei saa matka. Kas see Cleveroni kast kuidagi telefoniga ei seo mingeid asju kokku või? Läheb keeruliseks meie pool, jah, Cleveronil pole kaste ka anda muidugi jah, aga telefoniga ongi see häda, et meil on nii palju neid pensionärist osalejaid, kelle tõttu me pole ka teinud seda telefoniga registreerimist ju matkadel. Jah. Ühesõnaga jääb ära. Ühesõnaga. Või mõtleme veel, ega aega on iseenesest ju terve kuu aega Eureka jaoks midagi põnevat välja mõelda. Aga okei. Panen selle nimekirja kokku pärast. Rattaralli. Rattarallit Aeropaigi raames sel aastal meil ei toimu, kuna Mihkel Reile on seda meelt, et tema üle 6 rattaralli suve jooksul ei korralda, mis tähendab seda, et meie sinna punti sel aastal ei mahu. Miks me ei mahu? Sellepärast, et Jõgeva pakkus Reilele 2000 või 3000 eurot, et tule tee Jõgeval rattaralli. Ja siis ta ütles, et ta maksab meile 5 sotti sellest, et ta saaks Viljandis teha, aga Jõgeva pakub talle hoopis raha, et ta seal teeks, nii et ta loobus meist. Sel aastal vähemalt. Mis Toomas, Loodi Nõmme tee saab ka olema? Jaa, see on see, mis läheb sealt karjääri juurest. Karjääri juurest. Lõik, seal on ju mingi 4 kilti vist on või 3 kilti on ainult. Siis on hakata teiselt poolt ka käima tööd. Siis on see jama, et maratoni rajale tuleb asfaldi lõik juurde. Ja tuleb juurde, jah. Ja on natuke asfaldi juurde selle, jah. Aga kas see Holstre tee ei lähe remonti või? Viljandi Holstre vaheline lõik? Või see Nõmme Holstre vaheline lõik? Peaks minema vist. Paar aastat juba on räägitud, et varsti. Silt on üleval, et nad remondivad ju. Janar. Nõmme Holstre. Loodi Nõmme saab sügiseks tolmavaks, läheb kevadel edasi. Siis kui nad saavad selle musta poolt otsa valmis. Okei. Nojah, seal on veel teha küll minu arust. Ma pole küll ammu käinud Mustla pool, aga see selleks. Rattaralli. Kuidas seda nüüd siis korraldada? Ma mõtlesin, et äkki me ei teegi rattarallit. Teeks Paalaärve ümber kriteeriumi hoopis. No niimoodi. Üle kühveldamine oleks. Jah, või handicapi sõidu. Üks start, saame linnukese kirja, midagi vahvat oleme ära teinud. Kui muidugi suvi lubab. Et lihtsalt siuke mõte. Kas või mingisugune kolmapäeva õhtu oleks siuke kohalikule harrastajale võib-olla nagu põnev. Või eraldi start. Jah, see on ka võimalus. Kõik see olema peab. Ei ole mingisugust mitte midagi ei ole see nagu selles suhtes ette kirjutatud. See lihtsalt on, meil on jälle linnaga nagu selles mõttes koostöölepingus kirjas, et me peame ka maanteevõistluse korraldama. Et olgu, mis kujul ta on. On meil Paalaärve väga hea, jah? Eraldi starti väga ei tee ümber Paalaärve. No tegelikult hea lihtne ring on ju Karula ring ju tegelikult.
see on mingi 5-6 kilti. Ja tõusu on ka ja laskumist on ka ja. Seal on jah. Seal on selle liiklusega keeruline muidugi vist. No just. See Paala järve liiklusega lihtne. No kõik teie otsad kinni panema. Paala järve 1,2 kilti. Äge ju. See on sprint siis. Riivo, sa saaks ka sõita ikka paar ringi ära. Mõtle, kui me teeme seal 40 kildise sõidu, 40 ringi. Sa saad ka paar ringi ära sõita. Kannatakse ära võib-olla. Kuidas? 2 ringi alla esimene kannatakse ära võib-olla. Okei, pool ringi. Hakkab praegu trenni tegema. Ma käisin ratast vaatamas juba. No võt, lasi seegi. Mootorratast. Jaa, mootorratas saab kohe valmis. Ühesõnaga, siuke mõte oli, et miks mitte Paala ära ümber teha. Oleks meie noortele ka siuke põnev väljakutse. See lõpus segamini ei lähe seal üksteise taha takerduma, kui seal paljuks ei lähe seda asja. See on liiga väike ring. Miks? Mis mõttes liiga väike ring? Ümber Paala järve. No. Mitu ringi sa teed? Ega meil seal sadu osalejad ei pea ju sõitma tulema. Kes see ringi loeb lõpuks? No, küll see loetud saab. Meil on ju sertifitseeritud kohtunikud klubil. Ise samasugune, mis sa seletad siin. Monsterpolli ring jääb kaugeks. Ei, iseenesest ei jää kaugeks. See on veel parem mõte. See on isegi pikem ja see on isegi... Seal ei ole tarvis turvata keda. Jah. Aga seal on see, et Monsterpolli võib-olla tahab 500 euri meilt jälle raekasutust. Viimane kord nad tahtsid. No jah. Kas see Viljandi linna alla läheb? Linn on ju osanik seal. Noh, no nii on seda küll. Laias laastus ikka. Kas on või ei ole enam? Veel on äkki või? Tahtis loobuda vist. Tahtis loobuda, aga veel on. No aga siis äkki õnnestub meil ju. Võib-olla küll, jah. See on üks võimalus, jah, Monsterpollist teha. Miks mitte? Raske äkki võib-olla vaba. No aga miks ta lihtne peab olema? No mis väga raske peab olema, saad ka minna sõitma ise. No üks tõus on ainult ju. No mina ei tea. Janar, tead ja ikka. See on sul kodu lähedal ja mõtle ka, sa saad jala tulla peaaegu sinna. Mul on ratta kõik. Jälle küll eelmise aastast, mida augustis sõitnud, saadik sõitnud. No jah, on näha. Sa oled sama ümar kui mina või isegi ümaram, ma ei tea täpselt. Ikka ümaram. Sa oled vähemalt saad teisele korrusele kõndida, ma ei saa sinnagi kõndida. Kolmandale. No veel hullem. No võt, siuke maanteesõidu mõte oli, et selle koha pealt me ei pea midagi ära otsustama praegu. Ma tahaks nädal enne aprilli lõppu, ma arvan, et võiksime uue kohtumise teha, kus siis saame juba täpsemalt rääkida. Ega mul täna polegi teile muud. Erki, kodulehekülg. Pikk nädalavahetus tuleb, et midagi katsun ära teha. Aga ma tahtsingi küsida, et mis plaan sul on, kuidas sa nagu... Et see 2020 teema ja lihtsalt laoks nagu põhiasjad nagu üles ja siis hakkaks vaikselt nikerdama peale. Aga ma mõtlen just selle nagu ajaloo panekut ja oota natukene veel, Liisu. Et just pigem see, et kuidas me selle vana asja sinna üles saame. Ta peabki tasapisi nikerdama, et seda kõike ei jõua siin järjest plaksti valmis teha. Ja ei, ma saangi aru, et ühesõnaga sinu plaan oligi nad lihtsalt nagu ükshaaval panna. See töötav asi nagu info, mida vaja on välja panna ja siis täiendada. Tasa, Liisu. Palun ole tasa. Okei. Ühesõnaga ma mõtlesin, et ma võtaks selle ette mingi päev. Mul on siin koolis on praegu väga palju aega, nii et ma saan nagu... Muidugi, sa ei käi ju koolist. Ja. Et ma saan koolis olles nokitseda selle kodukaga. Aga just mul tekkis küsimus, et need vanad infod nagu... Jah, no suhtleme sel teemal. Väga hea. Vot, aga rohkem mul ei olegi ausalt öeldes teile midagi rääkida. Töö kiire korralik 45 minutit. Tubi. On ju.
nojah , et mis meil siis kirja sai, ma veel kordan üle, et maraton 17 juuli ma teile sellest teada andsin. Matkasari on siis mai kuni august 18 nädala pühapäeva. Esimene osa sai siis virtuaal. Mina saadan selle kohta kirja varsti, kus ma panen need nädalad, kus saab vastutajad märkida, saame punktid sinna panna, eks. Ja ega rohkem me väga kokku ei leppinudki. no see sama ka, et nagu need ajaloovärgid, et kus käidud on, et võtta selle järgi midagi vaadata. Vaata, mis asjad? No see, mille järgi vaadata, kuhu kohta nagu minna. Jah. Kus me käinud oleme. Erki vist, tal on Laeslastus on mingi, ta on iga aastaga saatub mingi nimekirja, ma arvan. See tabel on kuskil olemas, ma pean üles otsima. Jah. Ja saad sinna listi saata siis, nagu, et tahaks vaadata, mis värk on. Või siis ise otsid kodulehest. Meil on ka see, peab Mikk Mihkli käest ka küsima, et kas meil see eelmise aasta süsteem jälle töötab, et ta tegi meile mingi eraldi lehekülje, vaata, kus olid need osalejad ja need registreerimised. Aga kuidas me nende matkakaartidega teeme? Et meil on ju ikkagi pool on virtuaali, siis alles juulis saavad inimesed need matkakaardid. Nojah, siis on need lihtsalt eraldi ära registreerida. Või siis... No jagame, kes tuleb, see saab. Nimekirju peaks nad pärast nägema ju, kes on vastanud sul kodulehel ju. Ja, aga kuidas me anname need kaardid neile kohe alguses? Aga miks meil neid vaja anda on? Noh, ma ei tea. Alguses ei olegi vaja, tead seda virtuaalne. Nad vastavad küsimustele kodulehel või? Ja siis kaardid hakkavad saama juulikuust, kui hakkavad need päris matkad tulema. Jah, põhimõtteliselt nii. Vastu võtta neid GPS-sõite. Mis selle pole jumet ju veel. Millel? Mis asi jäi poole? GPS-sõit, no igaks mõnda kella laeb üles, vaata nagu virtuaaljooksud on. No vaata, see Kristjan ütles, et ei ole ju nendel vanematel inimestel neid kuradi telefone ja jälle. Midagi ei ole. Põhimõtteliselt ta peab lihtsalt ikkagi nii palju vaeva nägema, vaat need paljudel ei pruugi olla arvutitki. Ma arvan. No ikka on. Vanad inimesed tahavad ka tutvuda arvuti vahendusel interneti inimestega. See neil ikka on olemas. Igal juhul eelmine aasta meil tegelikult oli neid vastajaid ka seal, kes käisid ju alguses virtuaalmatkadel. Meil oli 2 nädalat oli see virtuaalmatk eelmine aasta alguses, eks. Oota, ma korra vaatan lihtsalt, palju meil seal neid oli. Teine võimalus on see, et kui kirjutada sinna, et pakkuda võimalus, et kes teab vastust, kirjutab üles, kui pärast, kui see ongi see eakas inimene, et ta on kõik ilusti ära käinud, et ta pärast lihtsalt ladistab ette kõik, me paneme süsteemi kirja. Et see võimalus ka, et ta saab esitada mingi paberil, et ta on käinud ja teab vastuseid. Tal ei ole arvutit, ütleme, see on see võimalus ka veel. Ta kirjutab üles, kus käinud on ja no Juhan hakkab sul käima ja Juhan käib arvutis sul või, Ännilane? Ikka käib, miks ta ei käi? Ta on nii mobiilne inimene. Kurat, aga ma ei leiagi seda eelmise aasta virtuaalmatkade infot. Kas meil ei olnudki siis seda kuskil? Oli ikka, aga... Äkki ma võtsin kuskilt maha siis või? Ei mäleta. Leidsin üles. Loodis oli. Ma loodan, et mul 10 aastat saab koosolek läbi, siis ma... Ei tea. No ühesõnaga, las ta olla. Et telefoninumbril ennast registreerida. Ikka saab, Anneli, jah? See on ka hea mõte, et... Kellel ta siis helistama peab? Sulle, Janar. Siis on see, et keegi peab valves olema. Me võime ka nii teha. Keegi peab valves olema sel päeva, sellel ajal. Ei, me teeme ju niimoodi, et see, kes on vastutaja,
see No, nädal. ja see- Tema tegelebki oma selle matka asjadega. no samas võib-olla see ongi kõige kavalam ilma pildita, kui sa oled kohal ja seal on telefoninumber, helista sellele ja võtad vastu ja regid ära, noh. See on ka võib-olla SMS-i. Ei no, kas SMS või kõne, vahet ei ole. No jaa, aga kui ma sulle helistan neljapäeval kell 2 päeval, sa oled kuskil just pingi all, on ju. Ja siis No siis on kehvem, jah. siis on kehvem. jah, ei saa ju vastu võtta kogu aeg. Või teine võimalus on see, et paneme mingi, noh, meil ei ole ka telefon, et lihtsalt las saadavad SMS. Aga ma arvan, et see kodulehekülje kaudu vastuse saatmine on nagu okei. Küll nad leiavad selle võimaluse, noh. Registreerib keegi 2 inimest, ega midagi ei juhtu ju selles mõttes. Ei juhtu. No siis tuleb nagu teada kanda sellest brändist, et see on nagu... Ikka, loomulikult. Või nagu registreerida niimoodi või registreerida sõbrannaga. Jah, et pane ennast või sõbrannat, kui sõbrannal arvutit ei ole. Et kõik on võimalik. Näiteks niimoodi, jah. No jah. Kirja saavad. Mõtleme nädal aega, vaatame, mis välja. Jah, täpselt. Võtame siis asja meilidel kokku, aga maratoni tooks kesklinna tagasi, on ju? Ei, mitte järve äärde jääks. No jah, seal on hea. Mida plats on vaba ja võib küll ju. Ma arvan ka. Ma ei tea, kus need lapsed seal sõidavad, eks me peame välja mõtlema. No jah, seal on plats, on ju. No vaatame. Maja ümber maja ei saa. Küll selle auguga leiab, kui vaja on. Lapsed saadame spaasse, mis valmib seal. Võitjad saadame ujuma. Kurat, seal tulevad nii kallid toad, et me ei saa isegi meesvõitjale vist seda tuba organiseerida. Siilat see. Kuulsin, et mingi 2,5 sotti kõige odavam tuba vist öö või midagi sellist. No see hullu maja. Jumal. Seal hakkab keegi käima ka. Ei tea. Loomad elutoad. Ja kui lõpuks ta täis on, siis käib. Mis elutoa seal on? Köögis olen? No jaa, küll köögis. Kuule, aga okei. Pitsa Aitäh, et tulite ja suhtleme siis jooksvalt edasi kenasti. Tšau. Palju perumia muamandros. Ja. Kas ta ei salvestanudki nüüd?